Tere, mina olen Helen Iderand ja räägin teile täna, kuidas kodus ise küünlaid valmistada. Küünalde põhimaterjaliks on siis küünlavaha, mida valmistatakse erinevatest toorainetest, et siin on nafta baasil valmistatud siis parafiin ja sojavaha baasil valmistatud naturaalne küünlavaha. Küünlavaha on siis küünla valmistamise põhitooraine ja sellele võib lisada erinevaid lisandeid. Värvainet, mis võib siis olla kas tahkel või vedelal kujul ning aroomiküünaldele ka aroomõlisid. Selleks, et küünal hästi ja ilusti põleks, on kõige olulisem tahi valik. Taht tuleb valida vastavalt küünla jämedusele. Kui taht on küünla jaoks liiga jäme, siis on tulemuseks suitsev ja tilkuv küünal ja kui on liiga peenikene, siis küünlaleek ei suuda sulatada piisavalt vaha ja küünal võib iseenesest kustuda. Küünlatahte on siis müügil kahel viisil, on meetriga, mis on vahatamata, mis tuleks ise ära vahatada ja siis metallialusega, mis on juba vahatatud ja kasutusvalmis. Küünlavormideks võib kasutada siis spetsiaalseid plastmassist või silikoonist vorme, võib kasutada seibi valmistamiseks mõeldud vorme eeldusel, et need kannatavad kuni 80 kraadi temperatuuri või siis kodustest vahenditest võib kasutada erinevaid lamineeritud pinnaga topsikuid, näiteks ühekordseid kohvitopse, piimapakke ja nii edasi. Konteinerküünaldeks nimetatakse küünlaid, mis jäetakse põlemisel vormi. Nende jaoks mõeldud vaha on üldjuhul pehme ja ilma anumata vajuks ta põlemisel lihtsalt laiali. Konteinerküünalde valmistamiseks tuleb siis esmalt vaha tükeldada, kui see on ühes tükis, seejärel asetada veevanni sulama. Parafiinisegust küünlavaha hakkab sulama umbes 80 kraadi juures ja sojavaha 65 kraadi juures. Et kindlasti tuleks sulatamisel nendest temperatuuridest kinni pidada, sellepärast et kui temperatuur oluliselt tõuseb, siis on oht, et see parafiin süttib. Kui küünlamass on sulanud, siis võib sinna lisada värvi- ja lõhnaained. Alguses valada klaasipõhja õhuke kihtvaha, suruda sinna taht ning lasta veidi tahkuda. Seejärel valada ülejäänud vaha klaasi. Soovitav on alati veidi vaha järgi jätta. Osa vahadest kipub kokku tõmbama ning jätab ümber tahi väikese süvendi. Kui selline olukord tekib, tuleb järele jäänud vaha uuesti sulatada ja teha teine valamine. Vormiküünla valmistamiseks sulatada vaha veevannil. Vaha sisse tuleb siis lahustada värv ja valada vaha vormi. Optimaalne värvaine kogus küünla sees on kuskil 0,1–1% massist ja aroomiõli ei tohiks kasutada rohkem kui 4% massist, et muidu küünal ei põle hästi. Valada küünlavaha vormi ja lasta tal siis tahkuda nii kaua, kuni peale tekib selline paks nahk. Ja siis on võimalik sisse panna varras, mis hiljem asendatakse küünlatahiga. Küünlavaha tahkumise käigus küünlavaha kahaneb ja tänu sellele tekib küünla keskele süvend. Ja selleks, et seda süvendit ei oleks, tuleks siis valada peale uus kiht küünlavaha. Enne teise kihi valamist saame asetada kohale vahatatud tahi ja siis valada vaha peale. Ja vajadusel võib valada ka veel kolmanda kihi, kui küünal jääb ikka veel seest õõnes. Kui küünal on täielikult tahkunud, võib selle vormist välja võtta ja kohe kasutama asuda. Kui teil on vormist väljavõtmisega raskusi, siis võib küünla koos vormiga asetada paariks tunniks külmkappi. Kindlasti ei tohiks külmkappi asetada tahkumata küünalt, kuna kiire kahanemise tulemusena tekivad siis küünla sisse lõhed. Küünlaid saab väga edukalt valmistada ka kasutatud küünaldest ja samuti saab uuesti kasutada poeküünalde küünlaklaase.